tänane tund on siis pühendatud ühele mu lemmik 3D käsule, selle nimi on Sweep, et tegelikult ka see Polusolid tegi Sweepi, kuigi seal oli siis, nägi see asi niimoodi välja, nagu ta ei teeks. Et sweepimisel on siis vaja, et meil oleks põhiplaan, selline lihtne lihtsalt maja kontuur, teeme siis seekord jälle traditsioonilise 6000 korda 3000. Nii, see hakkab siis nüüd olema selleks sweepi rajaks nii-öelda ja kas siis eestvaates või vasakult vaates tuleb joonistada lõige. Et insenerid siis teavad, et tegelikult maja selliseks põhijoonisteks ei ole mitte siis plaan ja vaated, vaid plaan ja lõige. Ja lõike siis saab siin teha nii täpse siis, kui parasjagu tahab. Siin peab olema veel maapinna osa juures, nii, et ütleme, see on siis, nüüd läks mingi number valesti, uuesti. Et vundament siis, mis on nii vundamendi moodi, saab teha sellele vundamendile ka eraldi taldmiku näiteks alla. Ma ei tea, teeme 600, kui hästi kehva pinnase peale siuksel väiksel majal siuke kopsakas taldmik. Siis saab siia joonistada jupi põrandat. Väga laialt ei ole mõtet joonistada, teeme meetri laiuselt näiteks. Saab joonistada eraldi siis põranda soojustuse. Paneme siia 300. Nii saab veel vundamendi soojustuse joonistada siia näiteks. Saab joonistada veel ka siis selle kallaks sillutise ümber maja, ütleme meetri laiuse näiteks. Et ühesõnaga, kes nagu insener on sellele, me peaks siiani olema kõik suht tuttav, et idee poolest saab see joonistada siis ka maapinna. Maapinna ma joonistan täitsa niimoodi tunde järgi. Ja loomulikult saab joonistada kõik, mis on üleval pool nulli. Siis klikk läks olla koha peale. Nii. Teeme sellise madala majakese 200 mooduliga. Saab ka soojustuse siia eraldi joonistada. Nii saab siia joonistada lae. Põhimõtteliselt saaks siia joonistada ka katuse, aga katusega tuleks natukene
teistsugune liigutus teha. Nii, ütleme, et ma olen nüüd sellega praegu rahul, et siukene lõige on, vaatame, kus ta nüüd on, ta on siin nurgas ja vaatame, kas sweep töötab. Nii, valisin asjad ära, võtan sweepi ja valin nüüd baasi. Ja kui nüüd tagasi võtta see left view, siis peaks kõik asjad paiknema täpselt seal, kus nad paiknema peavad. Et on siis selline kamakas, aga siin on nüüd augud sees, et näiteks lael on auk sees, selle saab pressipulliga kokku tõmmata, siis kaob see ära, nii nüüd saab peita selle, siit võib peita muudki asju, praegu peidame siit näiteks seinade eest ära ja tõmbame kokku ka siis selle põrandas oleva augu. Nii, peidame põranda ära. Tõmbame kokku siis põranda soojustuses oleva augu. No, nii, peidame selle ära. Nii, ja nüüd on tegelikult siis juba vundament oma taldmikuga siin. Ja loomulikult siis tuleks teha täpselt sama palju kihte, kui palju siis meil on objekte, et siis kõik objektid saaks oma kihid, et alates siis sellest taldmikust iga kõigile kihil oma värvid, et seda ma praegu ei hakka siis videosse salvestama, et see tuleb muidu liiga pikk video, et kihte me oskame juba teha ja